tere, mina olen Paavo. Tere, ma olen Ullo. Ja me tutvustame teile füüsikalist maailmapilti. Läbi meie mõlema silmale. Läbi minu silmale. Läbi minu. Okei, vaatame. Ühesõnaga, täna on meil plaanis rääkida teile gravitatsiooni jõust. Inertsist. Siis räägime natuke elektrist. Ja diffraktsioonist. Maailma loomine. Ja maailma loomine, Natukene. See on nagu näha kõikide asjade aluseks. Ühesõnaga, head vaatamist teile. Nautige. Füüsikaline maailmapilt. Ühesõnaga, maailma loomist saame võrrelda torusillipommiga, kus efekt on täpselt sama. Paisub ja... Ja nii tekkiski maailm. Gravitatsioon. Gravitatsioon on maa külgetõmbejõud, mis mõjub igale massiga kehale. Mis te arvate? Mis edasi juhtub? Arvate, et kukkus? Vale. Kuna see polnud täpselt see, mida me teile näidata tahtsime, alustame otsast peale. Ilmselgelt on meie kaaskodanik Ullo Melis kergelt joobes. Ja nagu näha, siis gravitatsioon teeb siin kõige paremini oma tööd, sest kogu alkohol on hakanud pähe. Inerts. Inerts on nähtus, mis seisneb selles, et keha proovib säilitada oma liikumiskiirusel, kui talle mõjuvad vastassuunalised jõud. Elekter. Möödapääsmatu element meie maailma pildis on elekter. Nagu te kõik teate, et ei kujutaks ettegi elu ilma selleta. Maailmas on olnud palju tarkasid füüsikuid, kes on avastanud palju elektrilisi nähtusi ja kirjutanud seaduse. Meie kahjuks sest muhkugi aru ei saa ja seetõttu teeme kõigile vaatajatele selgeks kõige lihtsama elektrivooluringi. Selleks on meil vaja 3 jupijuhet, lüliti, voolutarbija ja allikas. Ei, tähendab. Esiteks tuleb ühendada juhtmed tarbijaga. Kõigepealt üks juhe. Nonii. Siis teine juhe. Kolmandaks ühendame tarbija ühe juhtme otsa lüliti külge. Viimase juhtme jupi paneme teise lüliti otsa külge. Ja kõige lõpuks ühendame toiteallikaga. Nii. Nii seisab. Tähendab. Selline näeb siis vooluring välja teoreetiliselt. Ja nüüd praktilise poole juurde. Et kui oleme veendunud vooluringi ohutuses, siis lülitame lüliti ka voolu sisse. Oi, mida video sa teed? Nagu näha juures olevalt pildilt, ei saanud me sellega hakkama. Ehk jätame selle teema, et ikkagi asjadelt hooleks. Tähelepanu, tegemist on füüsikalise katsega, palun ärge proovige mitte mingi hinna asjade kodus järgi, isegi mitte ema või isa juures olekul, sest tihtipeale on nad palju rumalamad kui meie. Diffraktsioon. Diffraktsioon on helilainete kandumine nurga taha. Kuulen kaugelt mingit passi tagumas, kuid näha pole kedagi. Paarkümmend sekundit hiljem näen ma mööda uisimas passisaatel laadaraiderit. Sellist olukorda nimetataksegi diffraktsiooniks.